Kui vanad olite siis? Jumal, ma ei mäleta. Noh, ma olen praegu 83, arvestage maha nüüd aastad. Palju see on? Aga palun meenutage natukene seda õudset päeva. Meie külast viidi ära 5 perekonda. Ja need olid kõik, ütleme, muist kilomeetri kaugusel, muist poole kilomeetri kaugusel, niimoodi. Aga viimane perekond, kus ma kõige lähedasem olin, seal ma käisin last hoidmas. See oli 6-kuune ja vahetevahel käisin hoidmas. Ja õhtul tulin ära, ei teadnud mitte midagi. Ja hommikul lähen sinna tagasi. Kõik maja segamisi pööratud, mis olla võib. Loomad angmuvad, nihukene kohutav vaatepilt. Algus ei teadnud, mis juhtus, mõtlesin, et röölid on käinud. Aga siis tuli jutt, tulid sinna, kes pandi hooldajaks, siis need tulid sinna ja neid siis ühesõnaga sai teada, mis oli. Aga ära viida sellest perekonnast, mis mul kõige lähedasem oli 6-kuune titt koos ema, isa ja vanaemaga. Ja see 6-kuune laps suri tee peal ära ja ta visati vaguni aknast välja. Ema ja isa ei tea, kus kohas see koht oli, kus visati või mitte midagi ei tea. Ja kui ema ja isa tagasi tulid, siis nad olid nii õnnetud, et nad teakski, kus koha peal on see, et paneks sinna ühe küünla põleva, aga nad ei teadnud midagi. Aga vanaema suri ka seal Venemaal ära. Ja vanaemaga oli nii, et poeg oli teinud, seal oli mingisugune loomalaud või, ja see poeg võttis sealt loomalaudast aiad, siaaiad ja tegi sellest siaaiast oma emale puusergi. Ütles, kraapis puhtaks sõnnikust ära ja tegi puusergi ja sedasi mattis oma ema ära. Aga need olid, rikkad inimesed ja sellel emal oli kullakott kaelas ja poeg läks Venemaale ja emaga koos, ta ei teadnud iialgi, et emal oli kuld kaelas rinnahoidja sees siin. Ja kui ema ära suri, siis nad leidsid selle kullakotidel kaelast ja sellest nad said siis elada ja jäid elama Venemaal. Sest neil ei olnud kedagi, kes oleks neile pakki saatnud. Aga teised, kes meie külast ära viidi, nendel jäid sugulased maha, nendele saadeti pakki. Isegi tean seda, et lapsed tegid näomaskisi, et seal Venemaal oli nii külm, et näole tõmmati mask peale, et külm nägu ära ei võtta ja siit Eestis saadeti neid maskisid. Niimoodi. Kas te oma silmaga ka nägite neid mehi, kes tulid ja viima? Nägin küll ühte, aga ja asi oli niimoodi, seda ei näinud, aga nägin, seda olin laps, jooksin ringi järgmistel päevadel ühesõnaga oma kodu ümbruses ja nägin, kuidas teised pere, kus ma ka käisin väga palju jooksmas, need olid Saksa päritoluga natukene ja hobune läks, vanker oli järgi ja vankri järgi oli mullikas, must mullikas ja tundsin ära, ehmatasin, vankri peal olid need toolid, mis punasega kaetud, nii kui sakstel vanasti olid. Toolid olid püsti vankri peal ja mees läks hobune järgi ja vankrid juba peal. See oli järgmine päev, juba viidi kraami minema, aga need ei olnud muud, need olid omad eestlased. Ja siis ma rääksin emale, et näed, niimoodi oli, aga ma seda meest ei tunnud, kes need viidi. Aga hiljem kunagi ootamatult kohtasin ka seda, aga seda ma ei räägi, kes see oli. Aga kui te nägite seda meest esimest korda, kas te aimasite, et mis nüüd ees ootab? Sellel mehel või? Ma ei teadnud midagi, ma ütlesin, et jooksin koju, ütlesin ema, tead, et tädi lehm viidi ära, mida sa käisid söötmas ja toolid, mis seal majas olid. Ma ei teadnud, ei osanud arvata. Seda ma läksin esimeseks kohe rääkima emale. Aga teid ei tahetud viia? No mina olin vaesest perekonnast ja minu
minul ei olnud mingisugust varandust, ühesõnaga saunalaps, seepärast me käisime aitamas, ema käis aitamas neid inimesi, kes ära viidi ja mina olin lapsena, otsin lapsi ja nii et mina ei ole, meid ei ole tahet, aga minu mehesugulased küll olid Venemaal. Mehesugulased, 2 tädi ja nende lapsed, need küüditati kõik Venemaale. Aga mis külast jutt käib? Minu sünnikodu on Oru vallas Keedika külas.